Nii. Jätkame eestikeelse piibliraamatu lugemisega. Tartus 1897 trükitud jätkuvalt. Oleme 42. nädala prohvetite sektsioonis. Matot või siis hõimud. Prohvetid algavad siis Jeremiia raamatuga. Peatükk 1-2:28. Ja siis on kohtunikud. Eelmise nädala jätk. Prohvet Jeremiia raamat, esimene peatükk. Jeremiia prohveti ametit kinnitatakse nähtud asjadega. Need on Jeremiia Ilkia poja sõnad, kes oli preestritest, kes Anatotist Benjamini maal, kelle kätte Jehova sõna on saanud Joosia Ammoni poja Juuda kuningriigi päevil, tema valitsuse 13. aastal. Teise kuningate raamat 22:1 näiteks. Ja see sündis ka Joakimi Joosia poja Juuda kuninga päevil, kuni Sidia Joosia poja Juuda kuninga 11. aasta täis sai, kuni Jeruusalemm vangi viidi 5. kuul. Korraks väike paus lugemisse selles mõttes, et ma just jäin enne seda siin kalendrit vaatama. Me oleme 42. õpetusnädalas ja kui ma vaatasin seda kalendrit, siis kosmiliselt algab kevadel, on ju. Mis ta oli? Märtsi kuskil. Ühesõnaga, et kosmiliselt algab aasta kevadel, peale kevadist pööripäeva. Et natukene need asjad on küll nihkes, aga päike kihutab praegu meie langenud tsüklit. Ja siis 1, 2, 3, 4 ja nüüd ongi, meil on 5. kuu, 5. kuu esimene laupäev, esimene lugemine, ehk siis 5. kuu 2. päev, aga esimene laupäev. Et mul omale on jälle siuksed mõningad asjad on paras kinnitus. Et see kalender, millest ma olen püüdnud aru saada, luuekalender, et siiamaani need asjad peavad paika. Ühesõnaga, 2. kuninga 23:34 näiteks ja 24:18 näiteks ja 25:8 näiteks. Ja mulle sai Jehova sõna kätte seda viisi. Enne kui ma sind valmistasin ema ihus, tundsin ma sind ja enne kui sa lapsekoest välja tulid, olen ma sind pühitsenud. Ma olen sind pannud paganatele prohvetiks. Laul 139, 13-16. Ja mina ütlesin, issand Jehova, vaata, mina ei mõista rääkida, sest mina olen noor. 2. Moosese 40. Aga Jehova ütles mu vastu, ära ütle mitte, ma olen noor, sest sa pead minema iga asja peale, kuhu ma sind läkitan ja kõik, mis ma sulle käsin, pead sa rääkima.
ja ära karda neid, sest ma olen sinuga, et ma sind peastan, ütleb Jehova. Psalm 15:20. Ja Jehova sirutas oma käe välja ja puutus mu suu külge ja Jehova ütles mu vastu, vaata, ma annan oma sõnad su suu, vaata, ma panen sind sel sinasel päeval paganate üle ja kuningriikide üle ära kitkuma ja maha kiskuma ja ära hukkama ja ära pillatama, üles ehitama ja istutama. Ja Jehova sõna sai mu kätte, see ütles, mis sa näed, Jeremiia? Ja ma ütlesin, ma näen mandlipuu keppi. Ja Jehova ütles mu vastu, sa oled hästi näinud, sest ma olen valvas oma sõna peale seda tegema. Ja Jehova sõna sai mu kätte teist korda ja ütles, mis sa näed? Ja ma ütlesin, ma näen keevapotti ja ta esimene külg on põhja pool. Ja Jehova ütles mu vastu, põhja pool peab õnnetus lahti saama kõikide peale, kes siin maal elavad, Psalm 4:6. Sest vaata, ma hüüan kõik suguvõsad kuningriikide seest, mis põhja pool, ütleb Jehova. Ja nemad tulevad ja panevad igaüks oma aujärje Jeruusalemma väravate suu vastu ja kõigi ta müüride vastu ümberringi ja kõigi Juuda linnade vastu. Ja ma mõistan oma kohut nende peale kõigi nende kurjuse pärast, et nemad mind on maha jätnud ja suitsetanud teistele jumalatele ja kummardanud oma käte tegude ette. Aga sina pane vööle ja võta kätte ja räägi nende vastu kõik, mis mina sulle käsin. Ja ära ehmata nende pärast ära, et mina sind vahest ei pane ehmatama nende pärast. Psalm 1:8. Ja mina vaata, ma panen sind täna tugevaks linnaks ja raudsambaks ja vaskmüüriks kõige maa vastu, Juuda kuningate, tema vürstide, ta preestrite ja maarahva vastu. Ja nemad sõdivad küll sinu vastu, aga nemad ei saa võimust sulle, sest mina olen sinuga, ütleb Jehova, et ma sind peastan, Psalm 15:20. Teine peatükk. Jehova heategemine, juutide tänamata meel ja palk. Jehova sõna sai mu kätte ja see ütles, mine ja hüüa Jeruusalemma rahva kõrvade ette ja ütle, nõnda ütleb Jehova, ma mõtlen sinu peale, su noore põlve headuse peale, su kihlamise peale, kui sa käisid minu järele kõrbes, seal maal, mis ilma külvamata. Iisrael oli püha Jehovale ja tema esimene viljavarandus. Kõik, kes teda tahtsid ära süüa, need said süüaluseks. Õnnetus tuli nende peale, ütleb Jehova. Kuulge Jehova sõna, Jaakobi sugu ja kõik Iisraeli seltsi suguvõsad. Nõnda ütleb Jehova, mis ülekohut on teie vanemad minust leidnud, et nemad minust kaugele ära lahkunud ja läinud tühja järele ja tühiseks saanud. Ja ei ole ütelnud, kus on Jehova, kes meid siia üles toonud Egiptuse maalt, kes meid on saatnud kõrbes seal maal, mis lage ja orumaa, seal põutsel ja surmavarju maal, seal maal, kus ükski läbi ei käi ja kus ükski inimene ei ela. Teise Moosese 12:51. Ja ma olen teid viinud ühe viljalise põllumaale, tema viljast ja ta headusest sööma. Aga teie olete tulnud ja minu maa roojaseks teinud ja mu pärisosa hirmsaks teinud. Preestrid ei ütelnud mitte, kus on Jehova ja käsuõpetuse äraseletajad ei tundnud mind ja karjatsed on mu vastu üle astunud ja prohvetid on Baali läbi prohveti viisil rääkinud ja ta on käinud asjade järel, mis ei kõlba.
Seepärast tahan ma veel teiega vaielda, ütleb Jehova, ja teie lastega tahan ma vaielda, sest mina Kittide saared läbi ja vaadake ja läkitage Keebari maale ja pange väga hästi tähele ja katsuge, kas on sedasugust sündinud. Kas ükski rahvas on oma jumalad vahetanud, et nemad küll ei pole jumalad, aga minu rahvas on oma au vahetanud selle vastu, mis ei kõlba, 5. Mooses 32:21. Taevad, ehmatage ära sellepärast ja jälestus tulgu teie peale, ehmatage väga ära, ütleb Jehova, sest mu rahvas on 2 võrra kurja teinud, mind eluvee hallika on nemad maha jätnud, et nemad enesele kaevusid kaevavad, kaevusid, mis katkised, mis vett ei pea. Psalm 17:13, laul 3:60. Kas Iisrael on sulane? Ehk on ta orjalaps, mispärast on ta riisutavaks saanud? Tema vastu möiravad noored lõukoerad. Nemad annavad oma head kuulda ja teevad tema maa lagedaks. Tema linnad on pandud põlema, et ükski seal ei ela. Kas Roovi või on see Noovi ja Tahpenese lapsed söövad su pealae paljaks. Eks sa ei tee seda enesele, et sa oled maha jätnud Jehova oma Jumala sel ajal, kui ta oli sind tee peale saatmas. Ja nüüd, mis sul on tegemist Egiptuse tee peal, et sa Siiroti vett jood ja mis on sul tegemist Usuri tee peal, et sa Frati jõe vett jood. Sinu kurjus karistagu sind ja su ärataganemised noomigu sind ja õpi tundma ja vaata, et see kuri ja kibe on, et sa Jehova oma Jumala maha jätad ja et hirm minu eest ei ole sinu juures, ütleb issand vägede Jehova. Psalm 4:18, 4. Mooses 14:3-4. Sest ma olen vanast ajast su ikke katki murdnud ja su jutad katki kiskunud ja sa ütlesid, ei, ma taha sulane olla, ometi astud sa pika sammuga kui hoor iga kõrge mäekünka peale ja iga halja puu alla. Ja mina ise olin sind istutanud heaks viinapuuks, koguni tõsiseks seemneks, kuida oled sa siis mulle teiseks läinud, võõra viinapuu kõlvatumaks osaks. Ehk sa ennast küll salapeetri lehelisega peseksid ja võtaksid enesele palju seepi, siiski on su ülekohus tähtis mu palge ees, ütleb issand Jehova. Kuida võid sa öelda, pole ma roojaseks saanud, pole mina paalide järel käinud. Vaata oma tee peale orus, katsu, mis sa teed ja kerge noor emakaamel, kes jookseb kaksipidi oma teede peal. Sina metseesel, kes õppinud kõrbes elama, kes oma hinge hirmus tuult ahmib, kes võib tema kange hirmu taga ajada. Kõik, kes teda taga otsivad, ei väsi mitte ära. Nemad leiavad teda tema noore kuu ajal. Keela oma jalga, et sa kingata ei käi ja oma kurku, et see jännu ei tunne. Aga sina ütled, ilma kõik ei mitte, sest ma
armastan võõraid ja tahan nende järel käia. Otse kui varas häveneb, kui teda leitakse, nõnda peab Iisraeli sugu hävisse saama. Nemad, nende kuningad, nende vürstid ja nende preestrid ja nende prohvetid, kes ütlevad puu vastu, mu isa oled sina ja kivi vastu, sina oled mu sünnitanud, sest nemad pööravad mu sõna kuklataguse ja ei mitte silmi ja oma õnnetuse ajal ütlevad nemad, võta kätte ja peasta meid. Esikeleki 23:35. Aga kus on sinu jumalad, mis sa enesele teinud? Võtku nemad kätte, kas nemad sind võivad peasta õnnetuse ajal, sest nii mitu linna, kui sul on, nii mitu jumalat on sul olnud Juuda. Psalm 11:13. No jällegi. Jõuame tagasi siia nagu katkine plaat. Hiiekünkad, hiiepuud, hiiekivid. Need teemonid, nende langenud inglite järeltulijad, nende hauakohad ja muud kohad, millest on tehtud omal altarid ja kuhu on hakatud kanaldama vaimusi, et need annaksid inimestele vägesid. Kust tuleb kõik see meie kunst ja okultism ja šamanism. Sülitatakse lihtsalt looja peale ja minnakse loomingut kummardama, ennast jumalaks pidama. Unustatakse looja ja siis imestatakse, miks meie maa, miks meie rahvas on sellises hädas, viletsuses ja vaesuses. Ja miks meil on sellised värdjad, valitsejad ja juhid. Just sellepärast, et rahvas on loojast loobunud ja kummardab ükskõik mille poole. Uues testamendis räägib ka väga huvitavalt Matteuse evangeeliumis, et kui sa tunnistad või sa kinnitad või annad vande templi kulla peal või templi ohvri peale, et siis seda peab kinni pidama. Aga templit ennast või seda pühakoda, kus looja elab, seda ei peeta mitte millekski, vaid ainult seda raha, mille peal vannutakse. Prohvetite osast on veel kohtumõistjate raamat. 11:29-40. Kui ma ei eksi, siis see on jätk sellele kuningale, või kuningale, mitte kuningale, see on jätk sellele sõdalasele, kes võitis need vastased ja ütles, et esimene, kes mu kojast välja tuleb mind tervitama, et kui looja annab selle võidu mulle, siis läheb vardasse. Ja Jehova vaim sai Jetva peale ja ta läks Gileadist ja Manessast läbi ja ta läks ka Mitspast läbi. Mitspast Gileadi linnast läbi ja Gileadi Mitspast läks ta Ammoni laste juurde. Ja Jetva tõotas ühe tõotuse Jehovale ütles, kui sa Ammoni lapsed koguni mu kätte annad, siis peab see, mis mu koja uksest välja tuleb, mu vastu. Kui ma rahuga Ammoni laste juurest jälle tagasi tulen, see sama peab Jehovale saama, ehk ma tahan seda põletamise ohvriks ohverdada. Ja Jetva läks Ammoni laste juurde nende vastu sõdima ja Jehova andis neid tema kätte ja tema lõi neid maha Aarorist kuni saab Minitini poole 20 linna Abelist saadik, mis Viinamägede juures.
väga suure taplusega ja Ammoni lapsed said alandatud Iisraeli laste ees. Ja Jetva tuli Mispa oma koju ja vaatab, tema tütar tuli välja vastu trummidega ja ridastiku ja ta oli aga ainus laps, ei olnud temal enesel muud poegi ega tütart. Ja see sündis, kui ta seda nägi, siis käristas ta oma riided lõhki ja ütles, oh mu tütar, oled sa mind väga kõverdanud ja sa oled nende seast, kes mulle tüli teevad, sest mina olen oma suu lahti teinud Jehova vastu ja ma ei või mitte taganeda. Ja tütar ütles tema vastu, mu isa, oled sa oma suu lahti teinud Jehova vastu, siis tee mulle nõnda, kui su just välja tulnud, seepärast, et Jehova sulle on andnud su vaenlaste kätte. Ammoni laste kätte maksta. Ja ta ütles oma isa vastu, see asi sündigu mulle, seisa aga minust rahu 2 kuud, et ma võin minna ja käia mägede peal ja oma neitsipõlve nutta, mina ja mu naisterahva selts. Ja tema ütles, mine, ja ta laskis teda minna 2 kuuks ja tema läks oma naisterahva seltsiga ja nutis oma neitsipõlve mägede peal. Ja see sündis 2 kuu pärast, et ta jälle tagasi tuli oma isa juurde ja isa tegi temale oma tõotuse järele, mis ta oli tõotanud. Ja tütar ei olnud ühekski mehest teadnud ja see sai seatud viisiks Iisraeli seas. Aga iga aasta läksid Iisraeli tütred üles Gileadi mehe Jetva tütrega kõnelema 4 päevil. 4 päeva aasta kohta. Vaata, siit tuleb see rahva folklooria, see liikumine. Jällegi. Tütar käis ka seal kõrgete mägede otsas, käis oma nendes, kus iganes ta seal käis. Ja siis hiljem hakkas rahvas võtma seda traditsioonina. Ja millest tuli see traditsioon? Seepärast üks mees julgelt lolli peaga lubas ohverdada selle hinge, kes ta majast välja tuleb talle vastu, kõige esimese hinge. Ühtlasi ta ohverdas oma esmasündinu. Et tänapäeval on see asi natukene lihtsamaks tehtud inimestele, et tänapäeval sa ei pea oma sündinud last tapma, et piisab abordi tegemisest. Aga see ei õigusta seda meeleseisundit. Ja siin on ka väga tähtis on see, et see oli ju neitsi ja see oli noor tüdruk. Mida käiakse 4 korda aastas 4 pööripäeval ütleme niimoodi, et väga tõsiste religioossete šamanistlike, satanistlike praksiste ja nõidade ringis tegemas. Mida tegid vanad rahvad? Jasheri raamat Book of Jasher toob seda suuremas kontekstis välja, et Soodoma ja Gomorra selle linna patt ja sellepärast miks need linnad hävitati. Et seal oli ka, et rahvas läks 4 korda aastas. Läksid lagendikele, läksid orgudesse, läksid oma nendesse kohtadesse, kus nad siis pidasid orgiaid mitu päeva. Iga mees nägi, kuidas tema naine magas naabrimehega või tema tütar ja ise tegi sama. Ja
jõid ja pidutsesid ja möllasid. Ja siis tulid jälle tagasi, nagu midagi ei oleks olnudki ja keegi ei rääkinud sellest mitte midagi, kuni tuli jälle see pööripäeva see orgia. Aga nõidade raamatud ja nende ajalugu ja nende dokumentatsioonid, millele mul oli omal ajal juurdepääs. Seal oli kirjas veel sellised lisaasjad, et see 3-4 päeva, mis seal neid orgiaid ja asju peeti, siis eelmistest nendest orgiatest sündinud need sohilapsed või need ohverdati järgmistel nendel pööripäevadel, nendel kividel ja nendel altaritel, nendel hiidedel. Ja et põhimõtteliselt siis need naispreestrinnad viisid noored tüdrukud, neitsid, viisid sinna, sidusid kivid ümber kinni ja hoidsid neid seal transis, andsid neile igasuguseid hallutsinatsioone tekitavaid kokteile. Ja selles ajast, kui käis see pidutsemine ja see ohverdamine või pidutsemine ja see orgia seal allpool orus, siis seal metsas käis nende 10 neitsi ettevalmistamine, 10-15. Ja siis, kui see viimane päev oli, see pööripäeva kulminatsioon oli, siis külavanemad ja läksid sinna ja vägistasid ja ohverdasid need neitsid. Ja siis kõige viimane, mis siis jäi puutumata nagu seksuaalsest kasutamisest, see siis ohverdati neitsina oma jumalatele, et neil oleks järgmine aasta hea viljasaak, et neil oleks järgmine aasta maa kaitstud võõrvallutajate eest. Need on siuksed traditsioonid, millest meie šamanistlik seltskond ja nii-öelda looduskummardajad ja maausulised ja siuksed asjad ei taha väga rääkida, seepärast et paljud isegi ei tea sellest ajaloost mitte midagi. Nad ei tea energiate kanaldamisest, nad ei tea teemonite kanaldamisest, nad ei tea hingede ülevõtmisest, kehade kaaberdamisest. Neil ei ole õrna aimugi, missugused karistused nende asjadega tulevad. Ja ullikesi pahaaimamatuid, keda võetakse ja kaasatakse sellistesse rituaalidesse, kes isegi ei tea, et samal ajal, kui nemad teevad mingisuguseid koosolekuid või koosviibimisi või pööripäeva mingeid pidustusi ja heade energiate ja valgete nõidade mingeid pühasi, samal ajal, kui parem käsi teeb ühte, vasak käsi teeb midagi muud. Ja siis imestatakse, miks on kõik nii pea peale pööratud. Miks on inimesed nii kurjaks muutunud, nii kalgiks muutunud, nii halastamatuks muutunud? Miks on need sõjad ja tapmised ja kõik need muud asjad? See kõik on vereohverdus. Selleks, et midagi saada, sa pead millestki loobuma. Mida suurem on ohverdus, seda tugevam või seda suurem on nii-öelda see kingitus, mis sulle antakse. Ja kui sa oled oma maarahva maha müünud võõrastele, see vereraha, mis sa sealt saad, need mõningad miljonid, mingisugune töökoht kuskil nõukogus, võõrriiki mingisugused villad, et sa ei peaks seisma oma rahvaga silmitsi päevast päeva peale seda, kui su valitsusaeg on möödas. Pagened ära kuskile Hispaaniasse või Portugali või kus iganes, kas või näiteks Uus-Meremaale.
sa võid oma füüsilist geopositsiooni muuta, aga hingede maailmas sa ei saa oma kinnisvara muuta peale selliseid tegusid. Et rasked ajad on tulemas. Tuleb aeg, kui hakatakse jälle piibleid ja relvi konfiskeerima. Seepärast, et see seltskond, kes on ennast valedega võimule tõmmanud, need kardavad, et kui rahvas saab teada, mida nad teinud on, nende saatus ei saa olema roosilisem kui see, mis nad on teistele teinud. Probleem on selles, et kui samasuguse meelevallaga võetakse see süsteem üle, esimene generatsioon võib olla aateline ja õige ja aus, aga nende järglased on hea elu peal üles kasvanud, ei pea mitte millegi pärast muretsema, ei oska elementaarseid asjugi teha. Nad muutuvad samasuguseks dekantseks ja hääbuvad vaimselt ja moraalselt ja see ring kordub taas, et kuidas oli see ütlus, et head mehed loovad head ajad loovad halvad mehed loovad rasked ajad loovad head mehed. Ja see nõiaring lihtsalt ketrab ja ketrab ja ketrab. Aga lihtne oleks sellest tsüklist välja tulla. Aga see nõuab tõsist meeleparandust. Ja sellepärast ütleb ka selle nädala portsjonis Uues Testamendi osas Kristus, et ärge andke mingisuguseid vandeid, ei maa ega taeva nimel, sest need kuuluvad loojale. Üks on tema elamispaik ja teine on tema jalgealune troonile. Et kui teil üldse on vaja midagi kinnitada või öelda, siis olgu jah ja ei. Ülejäänud kõik muu on kurjast. Täpselt nagu see mees, kes oli ise muidu õilis ja tubli mees, aga lihtsalt anda nagu selline tõotus, et kui ma võidan selle armee, siis ükskõik, kes mul maja uksest välja tuleb, kuul pähe. See ei ole normaalne. Aga ega rahvas ennem ei õpi, kui nad on põlvili maha surutud ja kui kõik teised vägevad liidrid on läbi käidud, siis võib-olla otsustatakse looja poole pöörata. Kas seda tehakse siiralt? Kas selleks ei ole liiga hilja? Kui palju on vahepeal süütuid ohverdatud selleks ajaks, et nagu kas on tõesti vaja uuesti langeda nii madalale ja nii kaugele, et tuleb hakata jälle ennast kuristlikust üles ajama. Ja isiklikult ei näe sellel mõtet, aga see on vaba tahte valik, täpselt nagu on vaba tahte valik käi oma hiiekohtadel, käi oma puudel, käi oma küngastel ja mägedel ja teha lepinguid nende parasiitidega,
kes nõuavad teilt sellist ohverdust, mille hinda nii naljalt ei olda nõus maksma. Ühesõnaga, rahulikku hingamispäeva. Lugege uut, lugege vana, saage uut ja vana. Ja aeg meeleparanduseks. Aeg tõsiselt kõik ümber hinnata, mis on varasemas elus tehtud ja mida kavatsetakse edaspidi teha. Rasked valikud seisavad ees. Olgu, jätkame teinekord.